Ja nüüd jätkame tervise teemal. Mis on emakakaelavähk? Emakakaelavähk on emakakaela pahaloomuline kasvaja. Ja selles mõttes on ta üks unikaalne vähk, et me teame temalt tekitajat. Ja tekitajaks on siis papilloomiviirus. Emakakaelavähi puhul on veel mõned sellised head aspektid, et meil on olemas haigekassa poolt tasustatud siis sõeluuring ja meil on olemas vaktsiin. Riiklikus programmis vaktsineeritakse praegu 12-aastaseid tüdrukuid, aga ei ole ka keelatud siis oma raha eest käia vaktsineerimas. Aga mis on sõeluuring ning mis vanused naisest peaksid mõtlema sõeluuringu peale? Emakakaela sõeluuring on mõeldud selleks, et avastada vähieelseid seisundeid ja samuti emakakaelavähk varases staadiumis. Et siis on see ravi kõige efektiivsem. Emakakaela sõeluuringule kutsutakse 30–55-aastased naised 5-aastase intervalliga. Tavaliselt tuleb siis postiga kutse koju, kuid seda kutset ei maksa jääda ootama, kui inimene teab, et see on tema sõeluuringu aasta, et siis võiks ta tegelikult ise pöörduda kas siis oma günekoloogi juurde või siis vaadata haigekassa kodulehekülje pealt, kus neid uuringuid tehakse, et siis seal see pappanalüüs ära anda. Ja nüüd sellel aastal, 2020. aastal on siis sõeluuringule kutsutud naised, kes on sündinud 1965. aastal, 70., 75., 80., 85. ja 1990. aastal. Aga millised on need sümptomid, millega võib arvata, et on emakakaelavähk? No varases järgus tavaliselt neid sümptomid ei ole. Või nad on väga sellised tagasihoidlikud, et spetsiifika puudub. Kuid siiski, et võivad esindada veritsused erinevad, kas siis tsüklivälised või suguelujärgselt veritsus või üldse väga vererohke menstratsioon. Samuti mõnikord annab ka viite selline halvalõhnaline voolus. Kui nüüd see kasvaja on juba levinud või ütleme hilises järgus, et siis võib ta anda ka kõhuvalusid või siis seljavalu. Emakakaelavähk on ravitav, aga muidugi ravi edukus sõltub ju sellest, mis staadiumis või kui levinud see vähk siis on. Emakakaelavähi kõige kõrgem haigestumus on kuskil 50–55-aastaste naiste hulgas. Ida-Tallinna Keskhaiglas saab sõeluuringule registreerida ämmaemandate juurde, neil on olemas spetsiaalne vastuvõtt. Ja kindlasti ma soovitan peale selle sõeluuringuga käia naistel korra aastas gynekoloogil. Et sealt võetakse siis ka ju muid analüüse, peale selle pappanalüüsi on ka teisi haigusi, mida ravida. Et see kindlasti ei tule tervisele kahjuks.